Nii, täna sõidan Koidula poole. Nii, siuke kogemus saab olema. Kust ma peale lähen? Tänane sõit tuleb üsna pikk. Lõpppeatusesse. Nii, pilet vaja osta. Rongiga jõudsin Koidulasse. Suur kell. Siin läheduses pidi isegi kohvik olema. Umbes 2 kilomeetri kaugusel. Piiri ääre kohvik. Kiikan ka sinna sisse. Jäin siin vaatama neid tuule poolt tuisatud siukesed kujundid asfaldi peale. Mingi asustus tekivad. Aga tahtsin tähelepanu juhtida veel, et see on nüüd siin metsa ääres 4. maha jäetud auto. Kusjuures see on Eesti numbrimärk veel. Teised on LV olnud, mis on siis Läti, kui ma ei eksi. Nii, siin peaks kuskil olema mingi kohvik. Ega ma otseselt sööma ei hakka, sest mul on oma toit kaasa toodud, aga piiri ääre kohvik. Mida veel tahta? Soe koht. Külmal ilmal, kus saab süüa. Kiikan korra sisse, siis lähen oma teed edasi. Tee tuli sealt ja keerasin siia. Ja mida ma näen? RMK matkatee läheb siit. No võt, äge. Siit on nüüd mõni kilt minna. Nii, mõned kilomeetrid käidud. Siuke silt Saatse nurk. Ja sellest jääb vasakule. Siis on RMK parkla on see. Vaata, mis seal. Silt on lume all täitsa. Lähen pühin maha, vaata, mis seal on. Ja siit metsa sisse minna, seal on lõunalaagri telkimisplats. Sinna ma lähen. Nii, astun teed kõrvale. See on pooldes äärde lumi. Nii, lükkan lumemütsi pealt ära siit. Lõunalaagri. Ja nii on. Selline laagriplats siis paistab siin ees. Paistab, et siin on ikka käidud, täitsa unustatud koht ei ole. Lumest puhtaks lükatud lauapealne. Vaatan, mis seis küttepuudega on. Oi, neid on palju siin. Kui neid kasutada, siis vist ei peagi metsast ise otsima hakkama täna. Kuigi sooja saamiseks võiks ju metsast ka võtta midagi, aga siiamini ma pole ühtegi kuiva kuusmändi näinud. Teen mõned puud valmis. Varsti panen lõkke põlema. Aga enne mõtlesin näitan ühte matkavidinat, mille ma hiljuti hankisin. Mis on ikka labidas lihtsalt. Kokku volditav. Kui suur ta siis on? No, suurem kui käelaba, 2 käelaba. Kerge. Ja teleskoopvars on ka kus juures. Ma siin ühe käega need ukid. Põhimõtteliselt vars käib 2 korda pikemaks. Seda on hea kaasas kanda, kui on vaja kuskile, nagu mul täna on vaja teha seda lumest puhtaks magamisala. Ma veel ei tea, kuhu ma teen.
tulehakatuseks on mul võetud veel seda immutatud klotsi kaasa ja süütamiseks on tulemasin. Räägitagu mis tahes, et külmaga ei sütti äkki, aga kui sa seda taskus hoiad piisavalt kaua, siis praegu on leek olemas, saab sellega tuld. Ja tagavaraks nii, kas ma saan selle sädemepulgaga siis nüüd. Nii, läks põlema. Nüüd on tegelikult veel olulisem osa, et ära ei kustuks. No, kuna siin lõkke nüüd ilusti põleb, siis on aeg minna teha omale lõpuni see ööbimiskoht. Natukene juba kühveldasin lund maa pealt ära. Ma siin passin metsa alla. Tuli on üles tehtud olulistest asjadest. Magamisasega valmis seatud. Seda ei hakka näitama, kes mul kanalit juba vaadanud on, see küllap need juba teavad, millega tegu on. Tarpi alla on pandud õhkmadrats ja magamiskott. Ja nii ma olen. Aga mida ma siin tahtsin näidata? Siin olid huvitavad, et ikka kuivanud puid leian. Mul otseselt ei ole vaja neid maha saagida kütteks, sest et lõkkeplatsil on kuur kuivi puid lausa täis. Algusid ilusaid. See on eelis kuskil ääremaadel. On see, et inimesi käib nii vähe, aga kord nädalas RMK ikkagi teenindab seda kohta ja toovad küttepuid. Siis ma saan nautida kõike seda siin. No, kas see võib olla mingid kitsejäljed siin või? Keegi on igatahes otsinud midagi siit. Matkaraja infosilt veel. Sõdurid ja külaelanikud. Aga läheb kuskilt säält. Täna ma ei hakka käima. Kell on nüüd 3 läbi, miski 3:30 äkki. Hakkab hämarduma. Täna keskendun sellele, et saab söögi valmis tehtud. Praegu panin lund sulama veidi selle lõkke peale. Sulatasin lund, teen kiirelt oma ühe kiirkaeraelbe pudru. On sükene kiire. Sega läbi ja lase 3-5 minutit valmida. Okei. Naudi. Olen ta natukene soojenema siia veel. Kell hakkab 6 saama. Väljas on siuke pimedapoolne juba. Käisin metsas, tein ikkagi ühe puu. On nagu viisakam, siis jääb neid häid küttepuid siia alles teistelegi. Plaanis on teha liha praadida ja siis kiirkartuli puder. See on mingisugune Prismast. Ma ei olegi söönud seda, kusjuures proovin esimest korda ära. Pudrujahu. Mul on termosest ju kaasa võetud. Ma mõtlesin, et sulatan jälle lund. Siin enne pudru jaoks sai lund sulatatud, mis on päris hea variant, kui leiad puhast lund. Päris puhasta vist tegelikult ei ole, sest et puu otsast kukub sodi ja puukoori ja puuoksi ikkagi lumekihtide vahele ja siis pärast leiad sulatatud vee seest ikka midagi. Aga nii palju juttu siis. Kuidas seda öeldakse? Vähem kisa, rohkem villa läheb söögi tegemiseks. See tahab veidi segamist nüüd. Nii.
nii, siit saab siis, oi, siit saab hea söögi. Nii, head isu mulle. Ega ma oma sööginaudinguid siin filmima nüüd ei hakka. Head isu teilegi, kes te sööte või joote parasjagu midagi. Niisugune laiki on siis tarpi sisepind. Tulin telki ära, aitab küll telki või magamiskotti. Nii, mis siin siis on? Ega mis mul siis ikka näidata? Varustus ja ootab hommikut ja magame ära. Aga üks tähelepanek, mis mina olen erinevatest inimesi kuulanud, osad inimesed räägivad niipidi, osad räägivad naapidi. Mina olen avastanud, et mul toimib niimoodi, et kui ma lähen magamiskoti sisse riietega, suure jope võtan küll ära, aga tunked ja kõik muu jääb nii nagu on, siis üsna kiiresti, umbes 5 minutiga soenen ülesse siin magamiskoti sees, et tuleks võimalikult palju riided ära võtta, et kas soojapesu vahel ainult jääda või miskit. Jope võtan ära ja rullin pea alla padjaks. Siis ei pea eraldi patja kaasas kandmagi ja päris hästi toimib. Nii, kell on head ööd. Nii, hommik on käes, kell on 7. Tarp on härmas täiesti. Otsad tõmbasin kinni, et tuul läbi ei liiguks. Ja nüüd on aeg siit välja minna. Magamiskotis oli maru hea soe küll, aga tead, kell on juba palju, enam magada ei saa ja vaja ka puu taha minna. Lõke põleb. Paistab, et elan üle. Tegelikult nagu kahtlust ei olnud. Mentaalselt sai valmis oldud. Varustus on soe. Ja magamiskotis oli tegelikult hommikul hästi soe. Soe olla, nii et oleks võinud pikemaltki olla. Et ma usun sellega ka 17-18 ka rahulikult kannatab ära. Nii, aga et lava vähe, siis ma panen oma varustuse panen kokku ja siis teen söögid. -15 on nüüd välja mõõdetud. Võiks öelda, et eesmärk saavutatud, aeg koju minna. Jess, tuli ära ikkagi. Ei tulnud ta küll eile õhtul ega öösel. Aga arvestades, kui soe oli hommikul magamiskotis selle -11-ga, mis mul seal sees oli. Tarp hoidis natuke sooja kinni ja seepärast läheb see ka kodus kuivama kohe, sest et kondensniiskus ja jäätunud on kiht. Mis on tohutult aidanud täna on see, et ja eile oli ka see, et on valmis küttepuud, kuivad siin all. Et tänud, kes iganes neid siia toob. Ja neile inimestele, kes neid siin põletamas ei käi. Et varu on kohe nädalane siin. Kui üksinda alla saab tükk aega. Nii et aitäh. Eile matsin lume alla 300 grammi hakkliha umbes. See hakkliha, mis mul eile söögi tegemisest üle jäi. Et kui ma selle õhu kätte jätan, siis see kindlasti jäetub ära. Aga teooria on see, et lume all äkki on soojem. Vaatame, mis see siin lume all endast kujutab. Ma arvan, et ta on jääs ikkagi. Ja üsna klots. Ikka, kus
kusjuures näpuga nagu kõvasti vajutada, siis näpp läheb ikka sisse. Aga ei, seda võib arvestada ikkagi jäätunuks. Jaa. Okei, nii. No, see ongi aeg. Kõigepealt läheb kartulipuder. Natukene soola. Pipast. Okei. Head isu. Nii hea. Okei. Tšau ja järgmise korrani. Kaugel teeb Rähna oma tööd.